tere hommikust! Hommik Marinas amigodega. Aega kohvi keeta ja siis paarsada kilomeetrit veel edasi liikuda täna. Ja rannas muidugi väike vahepeatus teha, et lõpuks pesta ka saaks. No tere hommikust! Täna hommikul kohtusime siin samas Marinas ühe hästi ägeda naisterahvaga, kes oli hästi sõbralik, jagas reisimiseks soovitusi ja kes on täna pandeemiale siia endale natuke maad ostnud, onni ehitanud, et see pandeemia üle elada. Aga nüüd, kui piirid on lahti, nüüd ta saab edasi liikuda. Aga kuna ta on nii sõbralik ja tal on kodus tšiklid ka, siis Enna tšiklihuvilisena tahaks üle vaadata need, nii et ta kutsus meid külla. Hästi sõbralik nagu ta on, ütles, et kohalikud siin nii sõbralikud ei ole nagu linnast välja saanudki. Nii et teda tavaliselt vaadatakse kuidagi teistmoodi, nagu oleks kuskilt välismaailmast pärit. Nii et tal oli väga hea meel, et saab lõpuks rääkida teiste reisijatega, kes liiguvad ringi ja jagavad sama mõttemaailma. Nii et showeri probleem on lahendatud sellega. Ma saan minna sinna ennast pesema, samal ajal kui Enna saab võib-olla proovida neid tšikleid järgi. Nii et win-win. Dušinurk, ideaalne. Lähme vaatame, mis seal on. Inimesel ei ole palju, lihtsalt eluks vaja. Väike töönurk. Oho. Nice. Jälle üks kena jutt, mida meenutada mõtlema. Absoluutselt. Ja nüüd see parim pala, mille pärast me tulime. Vaatame, kuidas see käima läheb, kas läheb, mis häält teeb, kas saab sõita. No tšau! Lähed sõitma või? Toho, ma tulen autoga järgi. Put the helmet on. Oh, you can actually go for around. Don't stay for too long. I'm gonna miss you. See you soon. Yeah. Don't worry. 2 miles is only 2 minutes. He won't leave you here with me. I wouldn't mind though. Nii, meie Hollywoodi film siis. Siin ei ole autojälgi, siin on kaarikujäljed, siin on sellised Amishi kogukonnad, kus ei ole autos mingi viimase seeria Mercedes, aga reaalselt hobused, kaarikud. Ja niimoodi siin sõidetakse ringi. Täiesti teistsugune maailm nagu. Neil kodudes ei ole kusjuures veel mingit seda ossa, aga äge. Neil ei ole kodudes elektrit, telefone, nad ei tarbi mingit välismeediat. Neil on oma kogukonna koolid. Nad ei käi Kanada haridussüsteemis õppimas selles suhtes, et nende mõttemaailm ja absoluutselt mentaalne pool on absoluutselt teistsugune meie maailmast. Ja siin on siis puidutöökoda ja jälle käru seisab.
No nii, anname teed. Lapsed on nii. On jah? Jäge. Anname teed. See on noored ju. Jaa. Me käisime ikka jalgrattaga sõitmas ja niimoodi mänguautodega. Siin lasevad kaarikutega ringi. Nii ilusti riides nagu, ma ei tea, mis ajastust pärit. Täiega vinge nagu. Viska käppa ka. Ulme lihtsalt. Kellel on 3 autot aias, kellel on 3 hobust. Kellel on 3 kaarikut. Täpselt, kellel on 3 kaarikut, kuidas siin rikkust hinnatakse. Tegelevad siis põllundusega, kasvatavad kõike ise. Kui Eestis küsitakse iga väikse töö otsa eest mingi summa, siis siin lihtsalt aitäh piisab. Aitavad ja naeratavad. Aitavad ja naeratavad, igal pool tervitavad. Nii sõbralik rahvas lihtsalt. Nii äge. Alguses mõtlesime pikalt, miks sellised sildid igal pool on. Ja nüüd saime teada tegeliku põhjuse. Ägedad. Kaarikuga munad kohale toodud ja kohalik tooraine. Võtame midagi või? Midagi võiks tee peale kaasa osta ju. Meil on see rye flowerid asjad. Very nice. Pet food. Saame värsket toitu teha. Kohaliku marketi võlud kaarikuga kohale toodud. Ostame järgmiseks kaarik omale või? Kaarik tuleb musi kindel. Hobune ja... Ja velg on all ja no. Pinna ilusti. Jumala head. Kena pill. Kui kiiresti me sellisega jõuaks sinna BC-sse? No? Ei no selles suhtes, et kütus ongi kalliks läinud, et koerakilo on odavam ju. Tavaliselt naised tahavad, tule istu mu Ferrari peale, teen pilte. Aga mis mu naisel viga? Mina ei ta tahab hobustega siin pilte. Ma võtan omale Amishi mehe ikkagi. Mul on printsess, ma tahan tõllaga sõita. Ma ei ole Amish, kas sa vahetad välja mu või? No, nime saab muuta. Alati tüdrukud unistavad ju printsist valgel hobusel ja niimoodi, aga siin on see nii tavaline. Päris printsid ei ole, aga selline sõiduk, selline elu viib lihtsalt siiamaani. Et täiega tõus. Päris põnev niimoodi oma need marketi produktid kõik kohale tuua ja aed, viljad, värgid, küpsised, mis me just ostsime. Et kõva. Tada, küpsised! Ajame juttu natuke. Kuidas meie seiklused täna kulgenud on? See on nagu pihitoll. Ja, on küll pihipünk, südamelt kõik ära lihtsalt. Ühesõnaga. Seda ei saa ühesõnaga. Kuidas me hommik hakkas, kell 7 oli äratus ja mõtlesime, hakkame täna varakult sõitma, saaks palju kilde sõita. Aga kell on 1 ja me alles alustasime sõitmist. Põhimõtteliselt jah, meil nii ongi. Proovisime hommikusööki seal sadamas teha ja siis hästi tore naisterahvas peatas meid kinni, hakkas rääkima, kuna tegelikult see ei ole kämpimiseks mõeldud ja mingi see sadama manager juba passis meid peale, samal ajal kui me mingid hambaid asju peseme. Nii et see naine tuli meiega rääkima, et nagu oleks omad. Päästis meid ära ühesõnaga. Võib-olla juba kutsus politseigi, kes teab. Aga saime hästi palju reisiinformatsiooni, reisimise neid nippe, trikke, kuhu minna, mida teha. Just käisimegi seal Amish marketil, mis oli esmakordne kogemus.
täiesti uued inimesed, teisest maailmast välja lõigatud sellest maailmast. Kuskilt Hollywoodi või western filmist lihtsalt nagu suurepärane elamus. Ilmselt me sinna ei oleks jõudnud muidu, kui selle naisterahvaga tutvunud ei oleks. Ma sain tsikliga sõita. Ja ta kutsus meid külla, et näidata tšiklid, kuidas nad elavad minimalistlikult. Kui koroona tuli, nad on muidu täiskohaga reisijad, et koroona tuli, nad ostsid väikse maatüki, et see üle elada. Ehitasid sinna väikse onni peale, seal muidugi vett ja elektrit sees ei ole, aga on muud generaatorid ja asjad, et saavad minimalistlikult oma elu ära elada. Ja mul oli võimalus saada sooja duši alla, mis muidugi kestis 2 minutit nende vahenditega, mis seal oli, aga see oli imeline lihtsalt, et ma ei võta kunagi duši all käiku enam iseenesest mõistetavana. See on lihtsalt nii hea. Ja see lugu, mis naisterahvas rääkis, kui sõbralikud need amishid on, et kunagi tal, mis tal autoga juhtus? Vajus kraavi natuke. Vajus kraavi ja see kohalik rahvas sealt külast keegi ei aitan, sellepärast et kui keegi aitab ja natuke valesti midagi läheb, siis ta võiks nagu neid kohtusse kaevata. Siin on ikka väga hullud seadused. Aga siis ta küsis abi ühelt amishilt, kes tõllaga mööda läks. Ja need on nii sõbralikud, kohe tulevad appi, muidugi tuleme, aitame, tõmbame välja. Hobusega. Ja kaariku hobusega tõmbasid reaalselt tal auto välja nagu mida iganes. Ja ta muidugi pakkus neile raha ka. Muidugi ütles, et ei taha neid solvata, aga pakkus viisakusest raha ka. Aga need lihtsalt naeratasid, tänasid, et said abiks olla. Ja ütlesid, et neile meeldi raha, et ilusat päeva põhimõtteliselt. Tegid naisterahvale ja tuju heaks ja oli tõesti abivalmis. Et nende mentaalne pool on lihtsalt teisest maailmast, et selle asemel mingeid meditatsiooni retriite asju kuskil teha. Ma pigem elaks kuu aega nendega. Oleks ilma ma ei teagi, kas neil elekter on, aga igatahes televisiooni ei ole, raadiat ei ole, telefoni ei ole. Nad lihtsalt on ajas nii palju tagasi, elavad ajas tagasi, kus raha asemel kasutavad lihtsalt teeneid, tooteid, toodangud, mis neil on. Et see on lihtsalt täiega vinge. Ja nii ongi. On sul midagi lisada? Pull hommiku ja sõna oli tänane. Hästi seikluslikas. Ja nagu enne ütles, kõmm 3 F-iga. Aga liigume edasi, vaatame kaugele täna jõuame, kuhu jõuame ja mis seiklustesse siis satume. Tšau! Siin me siis oleme. Teeme siin. Seal on päris soe vist vesi või? Selline see elu on siin. Road tripimise juures kõige parem osa ongi see, et lõunapausid võivad olla lihtsalt kuskil Kose ääres sellise vaatega.
no vot, sihukestes kohtades hakkamegi pesemas käima. Duši ei leia, siis tuleme siia kose alla. Turvet on. Ja need kohad on ikka mega soojad ka. See on meie kümblustünni osa siis. Vaatega siis sinna. Imeline, lihtsalt imeline. Ja siis, kui me mõtleme, et me oleme hullud või? Jaa, et me oleme hullud, et võtame ette mingi 5000 kilomeetrise sõidu sinna BC poole. Aga siis on üks vend, kellel on lihtsalt jalgratas ja teeb seda jalgrattaga. Sõidab teisele poole ja ta ei tee seda esimest korda. 13. aasta. Impressive, aga meil on kohvipaus. Väike siesta ja siis on jõud jälle edasi teha. Umbes 100 kilomeetrit päeva siis tehtud. Nii palju siis Kanada kütusehindadest. Hind on odavam ja kurss on parem. 60 liitrit, $120. Eurides ma ei teagi, palju see teeb, aga kõvasti vähem. Video peal ei ole absoluutselt nii ilus, kui päriselt on. Matab hinge maha tead. Mäed hakkavad tulema ja tulema ja tulevad ja tulevad. Maastik hakkab muutuma, reljeef hakkab muutuma, põnevamaks kisub see mäng. Keerasime valest kohast ära, aga leidsime nagu sellise private beachi koha, kus paadid vette lasta. Beautiful. Jõudsime Catherine Cove'i, kus peaks olema elusuuruses hot tub siis veest. Looduse ime. Igas sellises kohas on olemas puhkamispink, kus istud, loed, vaatad, mis siin koha peal teha saab. Ja kui aru ei saa, Spirito Falgoma. siis teed vist tarka nagu. Jaa, täpselt. Noogutad kaasa ja no näita mu tarka nägu. Loen prantsuskeelset osa praegu. Tubli. Lähme vaatame nüüd. Jahime praegu salajast kohta. Hidden treasure. Siis Bathtub Island peaks siin kuskil olema. Kuskil kalju sees peaks saama ujuda värki-särki. Peame selle lihtsalt üles leidma. Putukad söövad. Aga Bathtub Island peaks seal taustal olema. Läheme sinna. No nii, saarele tuli ise jalutada, aga õnneks vesi liiga segav ei ole. Aga veits jahe oli ikka. Siin me siis oleme. Kuidas vaade on? Mis tunded on? Nagu räägiti, see on scam. Ei ole mingi hot tub, jumala külm on. No, Aquaman. Astu aga siia hot tubi. See peaks sooja olema. Kohe toon pinjakolaadad välja. Siis on siuke Island Boy elu siin. No, Aquaman. Island life starts here now. Vahet pole, kuidas on igatepidi ilus masi.
jah. Nonii. Ja nüüd mandrile tagasi. Ja tegime ühe väikse vahepeatuse. Old Woman Bays ehk siis vananaise rannikuala. Vaeme kohe üle. Mis tuuline on küll. Ütlema, et vaated on imeilusad. Ei kurda, vaade pole üldse halb. Nii hea on olla. Nii mõnus on olla. Naudime ilma mõsiga. Liigume edasi. Ai, enne kui me trahvi ei saa. Jaa. Vihma sajab, aga jõudsime oma motelli. Gloria motell tuleb välja, et see on täielik skämm. Maha jäetud. Oh ei. Okei, nali. Me tulime lihtsalt vaatama, tundub huvitav. Tahaks sisse vaadata. Motell on maha põlenud võib-olla või katus on põlema läinud, uus on vahetatud, aga ikkagi on maha jäetud, ei ole uuesti üles timmitud. Oi, kui põnev, uksed on isegi lahti veel. Rõdu, värk, tuba. Samas creepy, samas põnev. Uskumatu, et poest Memory Foam madratsi 200 kostsime. Siit oleks tasuta saanud. Täitsa põnev teada, mis siin juhtunud on. Miks see sellises olukorras on? Mis siin põles, kuidas toimis? Siin tee ääres on ikka hästi palju selliseid maha jäetud motelle ja asju, et siin on mingi põleng olnud hoopis. Mis asi see on? Pesumasin. Haidi. Läitu tuleb jalast ära. Libe on. Selline vaade. Oi. Vaatega WC. Alati veekonu veel sõidab siin. Sõidab või? Vaatab meid või? Nii sõidab. Kuna me sõidame vääniga ja mingit pesemisvõimalust ei ole, vihma sajab, meil on rasked ajad, eks ole, siis saab ka niimoodi. Tõmbame lihtsalt randa, käime pesus ära ja nii ongi. Hea loputada. Jumala hea. Tere hommikust! Ja sellise vaatega ärkasime siis täna hommikul üles. Otse maantee ääres, imeilus. Üks halb asi selle wild campingu juures on sääsed.
ja neid on lihtsalt metsikult palju. Mul on isegi otsaesine kõik nägu, jalad, käed ära söödud. Mürki küll ostsime, aga ma ei tea, kas on üldse midagi, mis neid eemal hoiab. Kanadas on hästi palju metsa, aga selline asi nagu wild camping, sellist asja on hästi raske leida. Kõik kohad on maksustatud, igal pool on campgroundid ja kõik on lihtsalt ära erastatud, isegi veeäärsed alad. Eestis me võime ikka ümber järve kõndida, vahet ei ole, kui kellegi hoovist läbi käime, aga siin seda ei ole. Siin on täpselt vastupidi. Õnneks leidsime sellise äpi nagu Outlander, mis aitab meil kämpimiskohti leida ja need on siis kasutajate poolt lisatud. Kõik need ei pruugi lahti olla, võib-olla vahepeal on need sildid juurde pandud, et kämpida ei tohi, aga alati tasub need järgi vaadata, sellepärast et autoost läks meil kalliks. Eelarve oli väiksem kui auto ise, aga vähemalt saame olla kindlad, et me tee peale ei jää. Nii paljud backerid on sellega alt läinud, et nad on ostnud hästi odava auto. Aga näiteks Quebecist, kus me auto ostsime, seal ei ole vajalik teha tehnoülevaatust, nii et sa ei saa olla kunagi kindel, et see auto on ideaalses korras. Diilerid igast kohast, kusjuures absoluutselt kiidavad autot. Autodel ei ole ühtegi puudust, aga kui nende rooli istud, siis sa ainult mingid puuduseid kuuled ja näed. Nii et loodan, et me jõuame ikka turvaliselt Vancouverisse ja BC-sse ja autoost läks õigesse kohta. Kallis mees, kuhu sa mu viidki metsa ära või? Lõpuks võid. Just lõpuks, vaata mida sa teed siin. Ja ikka, et me mingit väikest autot ei võtta. Mida lähemale Thunder Bay'le jõuame, seda hullemaks see ilm läheb lihtsalt. Absoluutselt nii, nagu asjad käivad. Reporter on kohal. Kuhu me jõuame niimoodi? Kuhu me jõuame? No täpselt. Mis küpseb siin? What you cooking, good looking? Ma ei julge öelda jälle 100 korda valesti öelda selle nime. See on quinoa. Quinoa, noh. Ma olen öelnud siis. Aedviljadega. Kastmega. Caribbean curry. Ja hakktehaga. Uduseks läks. Ja vaade on võrratu. Tänaseks meil oli jälle mitu peatust planeeritud. Me tahtsime matkama minna, me tahtsime vingeid orgusid ja mägesid näha. Aga kuna vihma sadas, siis me seda teha ei jõudnud. Ei oleks olnud meeldiv läbi tilkununa kuskil mäe otsas imetleda vaadet, mis on lihtsalt udusse mattunud. Nii et tänane päev lihtsalt möödus sõites. Mitte midagi põnevat tee peale ei juhtunud, lihtsalt põnev on lihtsalt trippida ka ja nalja tee peal teha. Ja nüüd leidsime endale koha, kus süüa teha. Overlanderi äpi järgi võib siin kämpida ka, aga nüüd on siin märgid üles pandud, et seda teha ei tohi, nii et peame hiljem veel natuke edasi sõitma ja leidma koha, kus oma ase valmis teha ja põhku pugeda. See tuli on nii madalal. Kustus äkki juba jälle ei kustunud? Tundub, et on ikka all, aga kaua läheb. Keera põhja, siis võib-olla hakkab kaest tühjaks. Juba tühi või? 2-3 toidukorda hiljem. Sa filmid terve aega. Ikka. Jäädvustame, mida sa päriselt siin ikka räägid, mitte välja mõeldud tekstina. Mul ei ole midagi välja mõeldud, mul tuleb lindilt. Ilma filtrita. Nii nagu tuleb.
see on ikka tubli tüdruk. Olen enne. Palju värvilisem ilusam ka. Sööka valmis! Quinoa-kauss, kana ja aedviljade ja mingi hea kastmega. Hull hea pidi olema, Enno ütles. Super! Autos elamise juures kõige suurem puudus on see, et pesemisvõimalus puudub. Aga kuna Kanadas veekogudest puudust ei tule, küll aga sääskedest ka mitte, haistavad, siis ma ei arva, et see väga suur miinus on. Ma saan järves vees ujuda hommikul, õhtul, lõunal, millal iganes tuju tuleb, peatuda, jääda autoga seisma ükskõik kuhu. Nii et pesemisvõimalus vaatega. Olemas!